Kas teile jääb ka vahepeal täiesti arusaamatuks, et kuidas saab olla miski niivõrd populaarne ja minule jääb see juba täiesti arusaamatuks selle uuenenud Sportitsi puhul ja muidugi on terve õukonna ilmarahvas juba suurest vaimustusest joos pikali kukkumas, kui ta kuulab kõigest sõnapaari uuenenud Sportits, kuid olgem ausad, sportlikkust on temast sama palju kui mõnda keskealist ületavas pehmelt öeldes ülekaalulises mehes. Tere tulemast taas kord kaasarama naisluksuse proovisõidule. Tema uuenenud mudeli disain meenutab mulle eest vaadates justkui mingit kummalist kala, mis on jäänud liiga kaua maismaa peale õhku ahmima ja kelle tahaks kibe kiiresti vette tagasi visata. Lisaks meenutab tema oma disainit mulle justkui mingit ülemaitsestatud jogurtit, mis kui seda avada on küll ülimalt isuäratav, kuid mis paari aasta pärast on selline, et mille tahaks kibe kiiresti minema visata. Ja ma juba vabandan, kui ma kellegi illusioone ilmselgelt purustasin. Uuenenud mudelil olemas aga erinevalt palju valikuvõimalusi mõne mootoriruumis kuni varvivalikutes kui kõiges muus. Pagasruumis tal 543 liitri jagu ruumi, tagaistujatel on jalaruumi väidetavalt miilide jagu ja olemas seal kenasti pearuumi, kuid siiski on tagaistujate ala liigagi lihtne, seal pole eraldi kliimapaneeli ja liigagi palju kõva plastikut on seal. Interiööris on olemas 12,3-tuline multimeediasüsteem juba standardis, juhtmevaba Android Auto, Apple CarPlay ühendusvõimalustega. Siiski juhtmevaba telefoni laadjat seal pole, 12,3-tuline digitaalne naidikupaneel valgustab sind vaid kõige paremas varustusastmes ja kehvemates pead sa välja jääma 4,5-tolisega. Lisaks Herman Kardoni helisüsteem, nahkistmed, LED-udutuled, roolisoojendus on kõik asjad, mida tasub otsida vaid parema rahakoti puhul paremates varustusastmetes. Lisaks on kehvemates varustusastmetes liiga palju blanknuppe ja lisaks on seal ka head-up display künnis olemas, kuid head-up display'd iseenesest muidugi mitte. Ja lisaks ma ei mäletagi, milline ta interjöör nägi enne facelifti välja, aga mingi huvitav. Olemas tal mootoriruumis erinevaid jõuallikaid, kuid meie turul pakub ta kõigest 1,6 liitriseid turbomootoreid, mujal maailmas saab teda ka 2 liitrise turbolaaditud mootoritega, kuid meile neid millegipärast ei anta. 1,6 liitrine turbobensiin on 150 hobujõulisena, varustatakse see 6-käigulise manuaaliga või 7-käigulise klassikalise automaatkäigukastiga, saadaval ta ka kerghübriidina, mis juhul on tal olemas 136 hobujõudu ja saadaval ta ka diiselmootorina sama jõuallikas võimsuse vahemikus ja 180 hobujõulisena on ta ka saadav, kui vägevama turboga on ta üle kedratud ja pistlik hübriidversioonil on lausa 239 hobujõudu ja olemas tal nii esivioolilisena kui ka nelikviolisena ja hinnad algavad tal kõigest 29 000 eurost, mis teetus üllatavalt soodsaks ja muidugi ikkagi jälle sellepärast, et tal on hübriidivabad versioonid ja endiselt vana ja manuaalkäigukast, kui keegi veel peaks mäletama, kuidas sellega sõita, aga kui ei mäleta, siis lugege manuaalist järele. Aga muidugi näeb tema disaini jõledalt jõle minu jaoks välja, kuid see ei takista teda puhkjade kaupa kliente koju vedamast, ilma et nad üldse aru saaksidki, mida nad just teinud on. Selline on uuenenud Kia Sportits ja selline oli sellekordne naisluksuse proovisid. Meie teiega kohtume juba nädala pärast senist kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.